Tere, mina olen Peeter, te vaatate videoblogi Näeme õues. Mõni aeg tagasi sattus minu kätte Nõmme tee seltsi kalender, mis räägib Mustamäe Nõlva treppidest. Mustamäe Nõlva kui selline loetakse Rahumäe kalmistust kuni Kadaka puiesteeni Tallinnas. Oma teekonda alustan Rahumäe kalmistult Pühavaimu kabeli juurest. Ehk siis paistab, mitu treppi mulle tee peal ette jääb. Esimene trepp on siis Sütiste trepp. Kohe loen ka üle, mitu astet sellel trepil siis on. Trepi astmed kui sellise on täitsa okei käia. Peab lihtsalt tähelepanek olema, kui siin kõrval liikuda, kas siis rattaga või millegi muuga. Et just see kõrvalosa on siin kõige rohkem kahjustada saanud. Aga mõnus käsipuu on ka olemas, nii et trepis saab tulla ja liigelda ilusti. Millal ja kus oli siis esimene trepp siin Nõlva peal, kes seda oskab nüüd öelda. Aga Nõlvast ülesminekut seda vajadust on olnud siin ikka. Eelkõige just siis, kui veel Mustamäed ei olnud siis trolliliiklust kesklinna. Mida siis inimesed siin Nõlva all pidid tegema, oli see, et Nõlvast ülesse ja sealt rongiga siis linna sõitma. Nii et vajadus kui sellise trepi järgi on olnud siin Nõlva peal tegelikult juba omajagu. 2019 aastal valmis tunnel ehitajate tee alla, mis siis ühendab kaks roheala. Sütiste metsa ja Hüppetorni mets, mis siis seal tunneli teises otsas on. Aga miks sellest tunnelist jutt on see, et siin tunneli siis teises otsas on järgmine trepp. Ehitajate tee trepp. See nüüd on ainuke trepp, mis ei vii siis Nõlva alt Nõlva ülesse välja, vaid läheb nii-öelda poole peale ja pärast sealt ülevalt siis juba lähed mööda kergliiklusteed mööda ülesse välja. Kui Nõlva peal saab nautida ilusaid vaateid, siis all Nõlval saab nautida sellist looduslikku ja natuke metsikut metsa, mis ei ole siis nii ära klanitud, kuna tegu ikkagi looduskaitsealaga. Kolmandaks on suusahüppetrepp või õigemini trepid, sest põhitrepp on siin, aga tegelikult on olemas ka teine trepp siin. Kas see hüppemägi praegu kasutuses on? Praegu on vastuse võlgu, küll aga tegutseb siin territooriumis Nõmme lumepark talviti. 151, 152, 153, 154, 155, 156. 156 sammu. Ja kellel väheks jääb. Ma ei tea, kas siia torniga pääseb, aga teoreetiliselt üks treppi mööda veel edasi panna. Järgmise on siis Suurtüki trepp. See on saanud nime Hiiu Suurtüki tänava järgi, mis seal siis üleval Nõmmel Nõllaku peal asub. Aga see tänav ise on saanud nime selle järgi, et Peeter Suure merekindluse rajamisel oli plaanis ka siia Nõlva ülesse rajada üks Suurtüki positsioon. Praeguseks see nüüd loomulikult trepp on uuemast ajast, aga kahjuks on ka see hakanud väga lagunema. Mis selle trepi juures on selline omapärane või huvitav on selline vee äravoolu rennid mõlemal pool. Et võiks öelda, et see trepp on ilmselt kõige kehvemas olukorras, et selle tuleks kindlasti võimalusel esimesena ära parandada, kui rääkida Mustamäe Nõlvade treppidest. Väidetavalt siit ülevalt Nõmmelt käidi siit Suurtüki trepi juurest alla lehma karjatamas, nii et lehmad viidi alla ja õhtu pärast tagasi. Nii et verenaine pidi siis 2 korda Nõllakust alla ja üles minema päeva jooksul. Trepi tänava trepp. Nime on ta siis saanud Trepi tänava järgi, mis on seal Nõllaku allapi osas. Aga täitsa korralikult renoveeritud trepp. Valgustus ka olemas. Praegu ilusad lilled. Täitsa mõnus. Viimane trepp on siis Klenni trepp või ka Musta trepp.
trepil otseselt Nikolai von Glenniga ei ole seotud. See trepp rajati Johann Musta poolt 1936. aastal. Trepp valmis samal aastal, kui valmisid ka need basseinid, mis praegu on tuntud kui Nõmme spordikeskuse basseini või trummibasseinide näol. Siis kujutan ette, et 36. aastal võis siin päris hea vaade olla, kui siit uhkest trepist tuled alla ja jõuad sinna basseinide juurde. Siit Glenni lossi juurest hakkan oma trepimatka lõpetama. Nagu selgus, oli siis 7 treppi. Kui arvestada, et hüppetorni juures oli ikkagi 2 treppi. Kokkuvõttev sammude lugemise statistika on järgmine. Nagu näha, siis kõige rohkem astmeid on ühel hüppemäe torni trepil. Kõige kehvemas seisus on aga suurtüki trepp. Kui vaadata statistikat, siis täna olen teinud vähemalt nii mitu trepiastme sammu. Võiks küsida, et kui paljud teie olete neid õues täna teinud. Minu poolt aga näeme õues. Kui suurtüki trepi juurest lehmad pidid hommikul siit alla Karjamaale minema ja pärast õhtul üles ja tagasi. Huvitav, kuidas see mõjus piima tootlikkusele. See peaks olema lausa uurima seda, et kas lehm toodaks rohkem piima, kuidas saaks rohkem liikuda.